uus aasta ning ees on ootamas uued ja põnevad kontserdid. Nii oleme ka meie täna siin Eesti Filharmoonia Kammerkooril külas ning vaatame, mille uue ja põnevaga nendel see aasta meid üllatada. Ma laulan Eesti Filharmoonia Kammerkooris, mis on teadagi maailma üks parimatest kooridest üldse. On suur privileeg siin olla ja millega me tegeleme, ongi professionaalse koori laulmisega. Me esineme täiesti üle terve gloobuse. Meie kavad on ka täiesti seinast seina. Praegu me valmistame ette just ühe Soome dirigendi kava, kes on elanud väga pikalt Kanadas. See ongi selline omamoodi talvine teekond vaatega kevadesse läbi põnevate seigakeste, mida siis niimoodi helipilt annab edasi. Kas teie kooril on ka plaan minna laulupeole? Muidugi. Lisaks sellele me laulsime sisse tegelikult kõik need laulupeo partiid, mille järgi kõik koorilauljad üle terve Eesti saavad harjutada. Me oleme kindlasti esimesel päeval kohe kohal. Kõnnime rongkäigus ja see on samamoodi suur au. Meil on 2 kontserti ühe kavaga. Meid tuleb dirigeerima Soome dirigent Kari Turunen, kes praegu küll üldsegi töötab Vancouveris ja elab Kanadas. Ja ta on meile kokku pannud sellise põneva kava, mis suures osas meie jaoks on uus muusika, mida me varem ei ole laulnud. Ja see kava võib-olla ka väljendab seda, millistel laiuskraadidelt tema on pärit ja kus ta praegu töötab, et nende kahe piirkonna heliloojatest kokku pandud kava. Mina ise, kui hakkasin selle kavaga tutvuma, siis hästi lihtne oli vaimustuda sellest, sest ta on hästi mitmekülgne. Ta on väga terviklikult kokku pandud niimoodi, et ta algab sügisega, meie enda väljatormise sügismaastikega ja lõpeb siis ühe Kanada Soome helilooja Alex Freemani Kevade katedraaliga. Ja sealt tulebki see kontsert kokku tervikuna, ongi selline üks nagu ajatelg või üks kaar sügisest kevadesse. Kui mõelda võib-olla, et äkki on siis väga meditatsiooniline, või ma seda ei ütleks, pigem on ta just samamoodi nagu meie 4 aasta aega on kõik erinevad, samamoodi seal ka need tunded ja meeleolud selles kavas käivad väga mitmekülgselt. Meil on tulemas 2 kontserti, neist esimene 17. jaanuaril Paides kell 7 ja teine kontsert on Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 19. jaanuaril kell 17.00.